täna on september 4. ja täpselt nädala pärast, umbes nädala pärast, ma panen ennast kirja siis Flex Estonia vahetusaasta vahetusõpilase programmi. Ma reaalselt nii loodan, et ma saan sinna sisse. Ma tean, et sellel on veel vaja teha mingid need võistlusvoorud nii-öelda, aga ma reaalselt loodan jumalale, et ma saan sisse, sest see on olnud minu unistus 6. klassis saadik, ma olen praegu 9. Ja, et ma update'in teid, kui ma olen ennast kirja pannud. Väike update. Täna on siis 10. september ja mina olen officially submitinud ennast round 1. Nii, mul peaks siis nüüd järgmise 24 tunni jooksul tulema invitation siis sellele round 2-le, mis on inglise keele test. Ja lõpuks see protsess algas. Seega jah, mul sai kõik asjad tehtud. Mul on nüüd Gmailidel on 24/7 notification peal. Okei, see oli mu update. Mõtselt, nagu te näete, ma värisen tähelikult, sest mul tuli Flexist Gmail esimese vooru kohta. Okei, ma just lugesin tegelikult terve lehe, põhimõtteliselt terve see email ongi inglise keeles. Ma lugesin selle just ette, ma põhimõtteliselt siis kiirelt, et nagu kokku tõmmata see, ma sain sisse järgmisesse vooru. Siis põhimõtteliselt semifinaali nagu testimine toimub siis Tallinnas 2. jaanuaril kuni 7. jaanuaril. Oh my god, ma täna just mõtlesin selle peale, et huvitav, millal see tuleb. Oh my god, this is so exciting. Aga jah, okei. Täna on siis 2. jaanuar. Kell on natukene üle 7, mingi 7:10 võib-olla. Ja täna on meil siis testimised ja essee kirjutamised. Meie all ma mõtlen siis mind ja neid teisi võistlejaid. Põhimõtteliselt täna me läheme siis Tartu Ülikooli esindusse Tallinnas. Kirjutame seal mingi 45 minutit esseesid. Ja siis tuleme koju, ma arvan, sest minu intervjuu ei ole kuni 5. Seega, et see on see, mis toimub täna siis. Ajaosa me võtame mu sõbra Roberta peale, kes on samas programmis ja vaid mingi paar minutit siit ega. Ja. Nii ma olen siis nüüd tagasi oma essee kirjutamistest. Need olid absoluutselt, ütleme nii, et see kirjutamine oli hoopis teistsugune, nagu ma nagu kujutasin ette. Ma arvasin, et meile antakse lihtsalt teema ja me kirjutame selle järgi. Aga tegelikult meil olid 3 küsimust, millele me pidime vastama ja siis, aga lihtsalt nagu essee nagu vormil siis või kirjandi vormil. Põhimõtteliselt, nüüd ma siis praegu ma sain selle application'i vormi endal lahti, ma hakkan juba midagi siin täitma, et ma lihtsalt saaksin need asjad eest endal ära ja vaatame siis, kuidas siit edasi lähme. Okei, täna on 17. aprill. Ütleme, et sellest õigest kuupäevast on väga palju möödas, aga mina saan siis öelda, et mina olen lõplikult 2023–2024 Flex finalist. Ma olen osasse! Tegelikult juba tänaseks päevaks siis tean ka, kuhu osariiki ma lähen, mu pere, kõike sellist asja, aga sellest ma räägin teises videos. Lihtsalt süke väike klipike siia, et ma sain läbi, ma olen finalist ja mina lähen augustis USA-sse vahetusaastaks. See on crazy mõelda, sest see on nagu mu unistus olnud ju 5. klassis saadik ja nagu te eelnevalt olete kõiki neid klippe näinud, siis see protsess ei olnud väga kerge. Kõik need intervjuude esseede kirjutamised, et ma olen nii tänulik, ma olen lihtsalt õnnest täielikult. Ma sain 20. märts sain teada siis, et millal, nii-öelda, et ma sain siis finalistiks ja see oli keset mu eesti keele tundi. Seega oli väga lõbus eesti keele tunnis hakata lihtsalt nutma täielikult. Aga jah, mu klassiõde sai ka, ma olen teda varem isegi nii-öelda videos välja toonud. Sain USA-sse, ma olen finalist, ma lähen USA-sse vahetusaastaks. See on crazy. Aga jah,